Ta kukkus teadvuseta lumme, sosistades viimast korda oma poja nime. Naaber leidis ta just õigel ajal, et kutsuda kiirabi. Järgmine mälestus, mis mind tabas, oli valgus, mitte soe, mitte lohutav, vaid terav valge sära, mis pani mu silmad torkima, kui proovisin neid avada. Kusagil pea lähedal kuulsin pidevat piiksumist, aeglast ja kannatlikku, nagu oleks tal kogu maailm aega. Minul seda ei olnud. Mu kurk oli kuiv, jäsemed rasked, nagu oleks nad laenatud kellegi teise kehast. Härra Hail, kas te kuulete mind, küsis naise hääl, mis hõljus mu kohal, rahulik ja professionaalne. Keerasin pead veidi ning nägin, et õde kummardas mu voodi kohal, tema näos peegeldus hellus, mis tegi mu rinna raskeks. Ta kohendas mu õlgade ümber teki. Alles siis taipasin, kui külm mul tegelikult endiselt oli, isegi siin. Olete haiglas, sosistas ta. Jacksonville'i mälestushaiglas. Teid toodi sisse täna hommikul varakult. Haigla. See sõna langes aeglaselt, nagu kivike rahu lähedal. Proovisin rääkida, aga mu huuled vaevu liikusid. Mu meel otsis puuduvat, haarates varjude järele. Lumi. Pimedus. Uks, mis kunagi ei avanud. Kui kaua, mu hääl murdus enne lause lõpetamist. Olite väljas mitu tundi, vastas ta. Teil oli raske hüpotermia. Veel tund seal väljas, ta ei lõpetanud, ei olnud vaja. Sulgesin silmad. Väljas hõljus mälestus just ulatuse kaugusel, nagu unenägu, mis keeldus teravaks muutumast. Kõik, mida ma teadsin, oli see, et ma ei olnud seal tahtnud olla. Mitte nii. Kui õde eemaldas, märkasin oma telefoni voodi kõrval olevas väikeses lauas. See oli laadijasse ühendatud, ekraan pime. Üks hetk tundsin kergendust. Võib-olla olid olnud möödarääkimised. Võib-olla oli Evan paanikasse sattunud, kui ta oli aru saanud, et mind ei ole. Ulatasin jäikade sõrmedega telefoni järele ja vajutasin nuppu. Mitte midagi. Ei ühtegi möödarääkimist, ei sõnumeid, ei häälestatud teateid. Ainult kellaaeg ja kuupäev, mis vaatasid tagasi, julmad oma lihtsuses. Jõulupäev. Mu rind tõmbus kokku, mitte vihast, vaid millegi raskema, võib-olla arusaamisest või selle algusest. Hiljem tuli sisse arst, pikk mees väsinud silmadega. Ta selgitas mu seisundit hoolikalt, kliiniliselt, nagu rääkides kellegagi muuga. Hüpotermia, dehidratsioon, šokk. Ta ütles, et mul on vedanud. Et naaber oli märganud mind verandal vajununa ja kutsunud abi enne, kui oli liiga hilja. Naaber, sosistasin, jah, te ei olnud reageeriv, kui nad teid leidsid, noodin aeglaselt. Soovisin küsida rohkem, aga sõnad tundusid ohtlikud, haprad, nagu kui ma need välja ütlen, midagi minus murdub lõpuks. Pärast tema lahkumist muutus tuba taas vaikseks. Piiksuv masin jätkas oma tasakaalustatud rütmi. Sain lae poole vaadata, jälgides õrnu pragusid värvis ja proovisin mõista, kuidas olin jõudnud jõululõuna planeerimisest üksi haiglavoodisse. Oli 72-aastane, lesk ja pensionil olnud kooli kohvikupidaja, kes oli kogu oma elu veetnud teiste toitmise, nende järel koristamise ja nende vajaduste täitmisega, enne kui ise lauast istuma asus. Üksinda olin ma oma poega kasvatanud, pärast seda, kui tema isa suri, töötades 2 vahetust järjest ja vahel isegi sööki vahele jättes, rääkides endale, et see on ajutine, et see kõik on seda väärt. Aja jooksul muutus see minu rolliks, see, kes ootab, see, kes annab, see, kes mõistab. Kui hall hommikupäike vaikselt aknast sisse hilis, asus mu südamesse üks mõte. Vaikne, kuid kindel. Kõik, mis eelmisel ööl juhtus, ei olnud juhus. Ja esmakordselt ei tundnud ma hirmu, vaid mingi muu tunne hakkas pinnale tõusma. Selgus. Mälestused tulid tagasi aeglaselt, mitte järjestuses, vaid tunnetena. Esmalt soe tunne, siis lootus ja lõpuks vaikne hirm, mille nime ma tookord nimetada ei tahtnud. Jõululaupäev oli minu jaoks alanud varakult. Tõusin enne koitu oma väikeses korteris Jacksonville'i lõunaosas, õhk oli piisavalt jahe, et ma tõmbaksin oma hommikumantli tihedamalt ümber. Korter oli tagasihoidlik, aga see oli minu oma. Panin veekohvi keema ja seisin seal, kuuldes külmiku tuttavat sumin, lastes endal uskuda, et see päev toob midagi uut. Olin saanud kutse. Juba see tundus edusammuna. Evan helistas 3 päeva tagasi, tema hääl oli hajevil, kuid viisakas. Me korraldame jõululaupäeva õhtusöögi, ütles ta. Rachel arvab, et oleks tore, kui sa tuleksid.
Rachel arvab, mitte Evan tahab. Ma märkasin seda, kuid ütlesin endale, et ei tohiks sõnadesse liiga palju süüvida. Olin seda teinud terve elu, tõlgendades pettumust kannatlikkuseks ja tähelepanematust mõistmiseks. Veetsin hommikutoidu valmistamisega, nagu tavaliselt. Küpsetasin pekaanipähkli leiba, mida Evan oli poissena armastanud, see oli just piisavalt magus, et tunda end luksuslikult. Kui see jahtus, mässisin selle ettevaatlikult paberisse, sidudes riba 2 korda, et see lahti ei tuleks. Valmistasin täidetud mune ja väikese koguse mu hilja abikaasa Jõhvi kahapugalat, mille retsept oli kirjutatud tema käekirjas kollasele kaardile. Kõik küpsedes laotasin kingitused voodile. Mitte midagi uhket. Evanile leidsin soodushinnaga kampsuni, Rachelile lõhnav küünal, midagi neutraalset, mis kedagi ei solvaks. Lastelastele raamatud mänguasjade asemel. Olin seda õppetundi raskelt õppinud. Kuid kui liitsin kviitungid, tõmbus mu kõht kokku. Peaaegu kogu kuusäästud olid ühes pärastlõunas kadunud. See on seda väärt, sosistasin endale, siludes pakendipaberit. Need on jõulud. Enne lahkumist seisin peegli ees tavalisest kauem. Mu juuksed olid hõredamad kui kunagi varem, mu nägu kortsus kohtades, mida ma alati ära ei tundnud. Panin oma mantlile väikese hõbedase prossina, mille Evani isa oli mulle aastaid tagasi kinkinud. See andis mulle kindluse ja nähtavuse tunde. Sõit sinna tundus kummaliselt vaikne. Vaatasin mööda kulgevaid maju, igaüks neist säramast tuledest ja liikumisest, pered juba koos. Harjutasin, mida öelda, kui sisse astun. Evanist oli mul palju uhkust ja mul oli suur rõõm olla osa tema elust. Kujutasin isegi ette, kuidas Rachel naeratab, tõeliselt naeratab, mitte seda pingelist ja viisakat naeratust, mida ta minule tavaliselt pakkus. Kui ma nende maja ette jõudsin, nägi see välja täiuslik. Soe valgus voolas akendest välja, autod seisisid tänaval ja naer kõlas juba enne, kui ma ukse juurde jõudsin. Peatusin hetkeks, käsi helistamisel kõhklemas. Ütlesin endale, et ei peaks liiga palju ootama, et ootused võivad minu eas olla petlikud. Kuid lootus suudab ikka hiilida sisse, vaikselt ja järjekindlalt. Helistasin uksekellale ja ukse avas Rachel, kandes punast kleiti ja klaasi veini käes. Tema naeratus vilksas hetkeks, harjumuspärane ja hoolikalt harjutatud. Oh, tere, Margaret, ütles ta. Sa tulid. Astusin tuppa, kandes toitu ja kingitusi, lasin soojusel end ümbritseda. Üks hetk tundsin tõeliselt, et olin jõudnud kohta, kuhu kuulusin. Kuid mul polnud veel aimugi, et mind juba mõõdetakse ja peetakse ebamugavaks. Esimene asi, mis mind tabas, oli soe õhk. See ei tulnud mitte ainult kütmisest, vaid ka mürast. Häälte segunemine, klaaside klõpsamine, muusika mängis kuskil sügaval majas. Selline helin, mis ütles, sa oled hilinenud, midagi on juba alanud ilma sinuta. Rachel tegi mulle ruumi, et saaksin mööduda, kuid see ei olnud täielik tervitus, vaid lihtsalt vahe. Kõik on söögitoas, ütles ta juba minema pöördudes. Aseta oma asjad kööki. Noogutasin ja järgisin teda, olles ettevaatlik, et kedagi mitte tõukama. Köögis olid mantlid üksteise peale kuhjatud ja kingad seisisid kenasti seina ääres, tõend sellest, et need inimesed teadsid täpselt, kus nad kuuluvad. Köök oli hele ja laitmatu. Rikkalikud suupisted ootasid laual, näiliselt puutumatud. Asetasin oma pekaanipähkli leiva ja moosi nende kõrvale, püüdes kõike nii korralikult paika panna kui võimalik. See tundus instinktiivselt, nagu lihasmälu olin aastakümneid veetnud teiste heaks asju korda seades, olemata ise kohal. Kas saan millegagi aidata, küsisin, pöördudes Racheli poole. Ta ei tõstnud isegi pead, lõikades midagi laua peal, tema käevõrud klõbisesid õrnalt iga liikumisega. Ei, istu praegu, vastas ta. Me saame hakkama. See sõna langes mu südamele raskemalt, kui oleks pidanud. Istusin väikesesse lauda akna juures. Sealt kuulsin söögitoast selgelt naeru, mis tõusis ja langes lainetena. Keegi rääkis lugu, mis lõppes aplausiga. Järgnes teine hääl, valjem ja enesekindel, Evan. Ootasin, et ta tuleks mind otsima. Kindlasti ta tuleb. Iga hetk. Kujutasin ette, kuidas ta sisse astub, veidi kohmetult naeratades, ütleb midagi nagu, emme, vabandust. Siin on natuke hullumeelne. See oleks olnud kõik, mida ma vajas, märk, et ta teab, et ma olen kohal.
minutid möödusid. Siis veel. Rachel liikus köögis, toimetades, kuid tõhusalt, kunagi mu silmadega kohtudes. Kui pakkusin uuesti abi, ohkas ta vaikselt, nagu oleksin küsinud midagi ebamugavat. Kõik on korras, ütles ta. Sa lihtsalt väsid. Need sõnad ei olnud valjult öeldud, kuid need olid teravad. Oli õhtu, mis tõi kaasa meeleolud ja tunded, mida ma polnud ammu kogenud. Istusin seal, käed süles, sundides neid värisemist lõpetama. Uksest paistsid näod, keda ma ei tundnud. Nende seas olid sõbrad, võib-olla kolleegid, inimesed, kes teadsid Rachelit piisavalt hästi, et teda kallistada ja naerda tema kodus. Mina aga ei leidnud end sealt pildilt. Korraga kuulsin oma nime, vaid ühe korra, sellele järgnes vaikne paus ja siis naer, mis tundus vale. Järgmised sõnad kadusid mu kõrvust, kuid vestlus liikles edaspidi sujuvalt ja muretu tooniga. Korrutasin endale, et ei peaks olema ülekohtune, et see kõik on minu kujutluses. Külalisena olemine oli stressirohke, seda teadsin ma paremini kui keegi teine. Olin korraldanud lugematul arvul õhtusööke naeratades, isegi kui mu rinnus valitses ärevus. Kuid sel õhtul tundus kõik teistsugune, peaaegu sihilik. Aeg venis, õhus hõljus röstitud lihalõhn, mis sundis mu kõhtu tõmbuma. Polnud palju söönud, säästes ruumi õhtusöögiks, millest olin lootnud, et see tuleb jagatud koosolekuna. Kui hääled tõusid ja toolid põrandat vastu kraapisid, arvasin, et nüüd on lõpuks aeg. Silusin oma jope, tõusin aeglaselt ja suundusin söögituppa. Ukseni jõudes seiskus vestlus. Kõik näod pöördusid minu poole. Rachel naeratus külmus hetkeks. Evan tõstis pilgu, siis pööras selle ära, tema nägu pinguldus kergelt, nagu uks sulguks. Üks hetk, mil ei öeldud sõnagi, venis igavikku. Siis naeris Rachel vaikselt, tema hääl oli kerge, ent sellel oli ka külmem varjund. Oh, ütles ta. Ma ei teadnud, et sa ikka siin oled. Tuba tundus mulle kitsenevat. Ja just sel hetkel taipasin midagi, mida polnud endale enne lubanud mõista. Ma ei olnud sellele õhtusöögile hilinenud. Ma polnud kunagi mõeldud osalema. Seisin seal hetkeks, kõhklemas, kas astuda edasi või tagasi. Söögitoa vaikus surus mu rinna vastu, paks ja ebamugav. 10 silmad jälgisid mind, oodates. Mida? Ma polnud kindel. Arvasin, et õhtusöök on valmis, ütlesin vaikselt, mu hääl kõlas väiksemana, kui olin oodanud. Racheli naeratus pinguldus. Ta pani oma klaasi maha ettevaatlikult, justkui valides järgmist käiku. Me hakkame kohe sööma, vastas ta. Aga see on rohkem pereringis. Pereringis, Kaja tõusis mu peas. Evan vaatas mind lõpuks, hetkeks. Tema silmad põrkasid minu omadega kokku ja siis pöördusid jälle ära, nagu oleks side valus. Ta ei öelnud midagi. Mina olen pereliige, ütlesin, sõnad vaevu sosistades. Rachel kallutas pead, vaadates mind justkui lahendamatut probleem, mis nõudis tähelepanu. Sa tead, mida ma mõtlen, ütles ta. Me ei vaja täiendavat pinget täna õhtul. On jõulud. Mõned inimesed nihutasid end toolides. Keegi köhis. Keegi ei julgenud sõna võtta. Ma ei taha probleeme tekitada, ütlesin kiiresti. Ma võin istuda ükskõik kus. Ma tahtsin lihtsalt Evaniga olla. Siis ta ütleski selle. Me ei vaja sind sel jõulul. Need sõnad kukkusid nagu terav nool, lõhestades ruumi. Oli hetk, mil ma tõeliselt arvasin, et olin valesti kuulnud, et mu kõrvad juba piinlikkuse tõttu kumisevad, olid heli moonutanud. Kuid siis ta jätkas, tema hääl rahulik ja harjutatud. Sa tuled siia koos raskusega, ütles ta. Inimesed tunnevad seda. Täna õhtul peaks olema rõõmus. Rõõmus. Minu ümber noogutasid pead aeglaselt. Mõned nõustusid, teised tundusid kergendatult, nagu tunneksid nad, et see ei juhtu nendega. Ma vaatasin Evanit, oodates, et ta midagi ütleks. Mis tahes. Et öelda talle, et ta on läinud liiga kaugele. Et öelda mulle, et istun alla. Ta neelas ja nihutas end toolil. Ema, ütles ta vaikselt, võib-olla oleks parem, kui läheksid korraks välja, et natuke maha rahuneda. Maha rahuneda. Midagi minus purunes. Mitte valjusti, vaid täielikult. Ma tundsin, et see juhtus. Puhtalt katki, viimane lootuse tükk andis järele.
Rachel oli juba liikumas minu poole. Ta pani oma käe mu käsivarrele, kindel, kuid naeratav, juhtides mind ukse suunas, nagu perenaine segaduses külalist. Ärme tee stseeni, sosistas ta. Räägime hiljem. Hiljem, alati hiljem. Esimene uks avanes ja külm õhk voolas sisse, lõikudes läbi mu mantli. Sekundiks ootasin, et Evan meid järgiks, et ta peataks ta, et ta ütleks mu nime. Ta ei teinud seda. Rachel astus tagasi sisse, käed ukse peal. Ootasin natuke, ütles ta. Me tuleme sind kutsuma, kui asjad rahunevad. Siis uks sulgus. Mitte õrnalt, mitte kahetsetes. See sulgus kindla heliga, mis kajas vaiksel verandale. Seisin seal, puidule vaadates, kuuldes, kuidas naeratused tõusid taas majas. Muusika tõusis, eredam kui kunagi varem. Tehti tervitus. Klaasid klõbisesid. Nad ei oodanud isegi minut. Kallistasin end kätega ja proovisin oma hingamist rahustada. Kindlasti oli see arusaamatus. Kindlasti avab keegi ukse igal hetkel. Tõstsin käe koputama. Käepide ei pöördunud. Siis taipasin, et mind ei palutud välja astuda. Mind saadeti ära. Alguses ütlesin endale, et see kestab vaid minut, et keegi märkab, mis on juhtunud ja avab ukse vabandusega, võib-olla piinlik naeratus. Veranda valgus viskas tuhmilt kollase ringi mu jalgade ümber ja sellest kaugemale venis öö, pime ja tuttav. Ma ootasin. Külm hilis aeglaselt sisse, imbudes läbi mu mantli, laskudes mu luudesse. Florida talved ei peaks niimoodi tunduma. Kuid sel ööl oli õhk niiske ja terav, selline, mis külge kleepub. Õhku jäi õhku õhuke udu, piisavalt külm, et mu nägu torkida. Hõõrusin käsi kokku, hingates nende sisse, kuuldes. Sees tõusis naer üha valjemaks. Koputasin kord õrnalt, siis jälle veidi kõvemini. Mitte midagi. Võtsin telefoni välja, sõrmed juba kangeks tõmbunud ja helistasin Evanile. Helin kestis kauem, kui ootasin. Just siis, kui arvasin, et ta ei vasta, kostus tema hääl, pingeline ja kauge. Ema, ma olen väljas, ütlesin kiiresti. Rachel palus mul välja astuda, aga uksed on lukus. Seal on külm, Evan. Kas sa võiksid selle avada? Ootasime. Kuulsin tema taga hääli. Muusikat. Küünlavalgel pöördus maailm ringi, kui Evan naeris kellegi üle, kellele ta midagi oli öelnud. Ema, mitte nüüd, vastas ta, hääles ärrituse varjund. Sa teed seda piinlikuks. Oh, see sõna tabas tugevamalt kui külm. Mul on ainult paar minutit, ütlesin ma, hääles palve. Mu autovõtmed ei ole mul kaasas, palun. Ta ohkas, see heli oli täis ärritust. Rachel on tõeliselt mures. Sa peaksid lihtsalt koju minema. Räägime homme. Evan, sosistasin ma, on jõulueve. Vaikus venis pikaks hetkeks, kuni tema hääl madaldas, ära tee draamat. Ja siis katkestati kõne. Kukkusin telefoni pikaks hetkeks vahtima, kuni ekraan pimenes. Proovisin uuesti helistada, kuid kõne läks taas häälsete postkastide juurde. Mitte midagi. Udu muutus kergeks külmaks vihmaks, mis kukkus mu juustele ja mantlile. Mu sõrmed olid nüüd tuimad, käed kohmakad, kui surusin telefoni tagasi taskusse. Kõndisin verandale edasi-tagasi, üritades sooja hoida, mu hingeõhk väljus lühikeste valgete pilvedena. Mälestused tulvavad sisse ootamatult, Evan 6-aastasena, kehvatena diivanil, kui hoidsin jahedat riiet tema otsmikul, Evan 10-aastasena, hirmu läikese pärast, roomates minu voodisse ja haarates mu käest kinni, kuni mürin vaibus. Olin alati olnud tema turvapaik. Nüüd seisin ma tema maja ees, lukustatud nagu võõras. Mu jalad hakkasid valutama, sügava ja leviva valuga, mis tegi iga sammu raskemaks. Tõusin seina najale, toetades selga külma välisseina vastu, lootes, et see blokeerib tuule. Külm hilis sisse igalt poolt, mu kingadesse, kinnastesse, mõtetesse. Tänava lõpus sõitis aeglaselt auto, tuled pühkisid kiirelt üle verandal enne kadumist. Peaaegu tõstsin kätt, kuid see oli juba läinud. Veranda tundus nüüd majast kaugemal, nagu oleks see liikunud, viies mind kaugemale soojast ja inimlikust. Proovisin uuesti kloppida, seekord tugevamalt, mu knukles valutasid. Evan, hüüdsin mat palun. Mu hääl kõlas õhukesena, tundmatuna. Mu põlved andsid äkki järele.
haarasin piirdest ja mööda, vajudes külma betooni peale. Šokk tõukas õhu kopsudest välja. Proovisin püsti tõusta, kuid mu jalad ei allunud. Need tundusid rasked, kasutud. Vihm tungis läbi mu jope. Mu hambad klõbisevad kontrollimatult. Mõtted hakkasid hajuma, libisedes käest. Surusin käed rinnale, püüdes hingamist rahustada. Veranda tuli hajus, kahekordistus ja seejärel hägustus servadest. Kusagil kaugel arvasin, et kuulen taas muusika tõusvat. Tõstsin pea seina najale, mu silmad sulgusid. Evan, sosistasin, pole kindel, kas ütlesin seda valjusti või ainult mõtlesin. Siis haaras külm üle ja kõik kadus pimedusse. Kui ma jälle ärkasin, valitses vaikuse tunne. Mitte lume ja ööterav vaikus, vaid pehmem, patjadega ümbritsetud ja kontrollitud. Beebiv masin oli seal endiselt ühtlane ja kannatlik ning ruumi valgus oli muutunud kahvatuks pärastlõunahalliks. Esialgu ei suutnud ma meenutada, kus ma olin. Siis hakkas valu end sisse seadma. Mu käed põlesid, jalad tuksusid ja rind tundus pinges iga hingetõmbega. Haigla, kus ma olin, ärkas taas ellu. Üks õde märkas mu ärkvelolekut ja astus ligi, tema kingad sahisesid vaikselt põrandal. Ta naeratas õrnalt, just sellise naeratusega, millega püüavad inimesed mitte hirmutada. Sa andsid meile kõigile korraliku hirmu, ütles ta. Aga nüüd oled sa stabiilne. Neelasin, mu kurk oli valus. Kui kaua ma olin väljas, küsisin. Ta kõhkles hetkeks ja vastas siis ettevaatlikult, veidi üle 3 tunni, võib-olla natuke enam. 3 tundi. Number langes mu peale nagu koorem. 3 tundi verandal külmas, samal ajal kui mu poeg istus 10 jala kaugusel lukustatud ukse taga. Sulgesin silmad mitte magamiseks, vaid et hoida see mõte minust kaugel. Hiljem koputas uksest pehmelt mees, kes astus sisse. Ta oli keskikka jõudnud, kandis kulunud jakki ja hoidis käes kudumit. Mina olen Tom, ütles ta. Elan 2 maja allpool teie poega, tutvustas ta end. Tom selgitas, et oli varakult välja läinud, et viia oma prügi tänavale ja märkas midagi tumedat verandal. Esialgu arvasin, et see on kott või kukkunud kaunistus. Siis taipasin, et see olen mina. Ta vaikis hetkeks. Sa ei liikunud, lisas ta. Proovisin teie uksele koputada, aga keegi ei vastanud. Helistasin kohe 911, ütles ta. Tänasin teda, mu hääl oli paks. Ta tõrjus tänu tagasi, tundes end ebamugavalt. Igaüks oleks samamoodi teinud, ütles ta. Kuid me teadsime mõlemad, et see polnud tõsi. Pärast tema lahkumist leidsin end lamamas, seina poole vaatamas, vaadates lae külge ja mängides ööd aeglaselt ja halastamatult oma mõtetes. Sõnad, uks, Evani hääl, mis ütles, et ma ei peaks stseeni tegema. Haarasin uuesti oma telefoni järele. Endiselt ei midagi, ei vabandust, ei seletust, isegi mitte ühtegi kadunud kõnet. Just sel hetkel toimus minus midagi, mis muutis mu. Olin veetnud päevi, kuid kuude, isegi aastate viisi, selgitades asju ära. Evani distantseeritud käitumine, Racheli külmus. Ma ütlesin endale, et nad on hõivatud stressis, et mina olen liiga tundlik, et paluda lihtsalt kaasatust. Kuid see ei olnud arusaamatus. See oli valik. Nad olid valinud mugavuse südametunnistuse asemel, õhtusöögi üllasuse asemel, vaikuse vastutuse asemel. See arusaam ei tulnud koos vihaga. See tuli selguse, rahuliku ja kindla arusaamisega, mis tundus peaaegu hullem. Sest kui sa näed midagi selgelt, ei saa sa seda enam unustada. Arst tuli sisse ja vaatas mu kaarte uuesti üle. Ta ütles, et pean jääma veel 1 ööks jälgimisele, et mul oli vedanud. See sõna kõlas tühjalt. Õnn ei olnud mind viinud sellele verandal. Kui tuba taas tühjaks jäi, pöörasin oma näo akna poole. Väljas jätkus maailm. Autod sõitsid mööda. Inimesed kõndisid kohvitassidega, mantlid tihedalt külma vastu kinni tõmmatud. Elu kulges edasi, ükskõiksena sellele, et minu elu oli peaaegu lõppenud võõra verandal. Mõtlesin kõigile nendele hetkedele, mil olin Evanile öelnud, on okei, kuigi see polnud sugugi nii. Kõik need korrad, mil olin valu alla neelanud, et rahu hoida. Kõik need korrad, mil olin valinud vaikuse, et teised ei tunneks end ebamugavalt. Ja seal lamades, nõrk ja väsinud, mõistsin midagi, mida olin kogu oma elu vältinud.
Armastus, mis nõuab, et sa kaoksid, ei ole armastus. See oli esimene aus mõte, mis mul oli olnud aastaid. Kui tõde lõpuks pinnale kerkis, ei olnud see valmis enam tagasi vajuma. Mu elus toimus pöördepunkt, mis ei saabunud telefonikõne või silmitsi seismisega, vaid hilis vaikselt ligi, nagu tõed ikka, kui sa lõpuks ei kiirusta neist mööda. Eisel päeval haiglas tuli minu juurde sotsiaaltöötaja, et aidata mul korraldada väljavõttu. Tema küsimused olid rutiinsed, mu elamistingimused, ravimid, rahandus. Kui ta mainis järelhooldust ja peretoetust, viibisin ma hetkeks kõhklemas. Ma saan ise hakkama, vastasin lõpuks. Ta noogutas ja tõukas minu poole klippi, millel olid vormid. Vaata, me peame lihtsalt sinu kindlustust ja hädaabikontakte üle vaatama. Kuid kui vaatasin vorme, jäi mu pilk kinni ühel asjal. Seal oli nimekiri igakuisestest kuludest, mida ma ei tundnud. Selgelt trükitud rahanduse ülevaade minu rekorditest. Kollasega välja toodud summad olid väikesed, aga pidevad. $200 igakuiselt. Teine 50. Kolmas ülekanderida, mis oli märgitud koduteenusteks. Mu süda hakkas kiiresti põksuma. Alguses aeglaselt, siis järjest kiiremini. Vabandust, ütlesin, osutades. Mis need on? Ta vaatas allapoole. Need on automaatsed ülekanded. Need on juba mõnda aega käinud. Tundub, et vähemalt paar aastat. Paar aastat. Kui ta lahkus, palusin ma oma telefoni ja logisin oma pangakontole sisse. Mu käed värisesid, kui kerisin. Seal nad olid. Rida reaalide kaupa makseid, mille olin seadnud ja siis unustanud. Hüpoteekide tugi Evani kontole. Krediitkaardimaksed, mis läksid läbi jagatud perikausta, mille Rachel oli nõudnud, et korraldada. Remont, kommunaalmaksed, vaikne abi, mida olin endale rääkinud, et see on ajutine. Tõmbusin tagasi patjadele, tuba tundus äkki liiga kitsas. Mäletasin, kuidas Rachel pakkus, et aitab mul asju lihtsustada, pärast seda, kui Evan oli kaebanud arvetest. Kuidas ta oli võtnud üle meeldetuletuste seadistamise, avalduste korraldamise, tehes seda näiliselt headusena ja kui tänulik ma tol hetkel end tundsin. Ma ei olnud mitte ainult soovimatu. Ma olin kasulik. See äratundmine tabas mind mitte nagu rusikas, vaid nagu kaal, mis lõpuks õigesse kohta asetati. Aastaid olin mõelnud, miks Rachel mind üldse talub. Miks kutsed tulid ainult siis, kui midagi pidi parandama. Miks Evani hääl pehmenes alati, kui raha teemaks tuli. Nad ei olnud mind välja tõukanud, kuna olin koormaks. Nad tõukasid mind välja, kuna olin oma eesmärgi juba täitnud. Ma ei nutnud. See üllatas mind. Selle asemel tundsin, et midagi külmemat ja kindlamat asus lõpuks oma kohale. Sel pärastlõunal palusin õelt privaatsust. Logisin oma kontole veel korra sisse ja klikkisin läbi iga automaatse ülekande. Kinnitusaknad ilmusid, viisakad ja emotsioonituks. Kas oled kindel, et soovid selle makse tühistada? Jah. Kas sa oled kindel? Jah. Iga klikk tundus nagu niidi lõikamine. Mitte vägivaldselt, vaid puhtalt ükshaaval. Kui viimane kinnitus ilmus, panin telefoni maha ja hingasin välja, nagu oleksin esmakordselt aastaid. Ma ei helistanud Evanile. Ma ei saatnud sõnumit Rachelile. Ma ei kuulutanud midagi välja. Lihtsalt lõpetasin. Tulemused olid kohesed, kuigi ma ei näinud neid veel. 2 päeva hiljem vibras mu telefon, kui ma kodus hilist lõunat sõin. Olin endiselt nõrk, kuid taastumas. Evani nimi sähvatas ekraanil ja mul ei jäänud muud üle, kui lasta tal heliseda. Mõne minuti pärast tuli sõnum. Tere, ema. Peame rääkima. Meie kontode osas on tekkinud segadus. Segadus. Peaaegu naeratasin. Peagi tuli uus sõnum, seekord Rachelilt. Ma ei tea, miks sa oled vihane, aga meie selline eraldamine on äärmuslik. Lapsed ei saa aru. Seal see oli, pöördepunkt. Muretsemise asemel, mitte vabandust, vaid tagajärjed, millega nad polnud arvestanud. Asetasin telefoni ekraan allapoole lauale ja lõpetasin oma supi. See maitses paremini, kui olin oodanud. Lihtne, aus. Esmakordselt ei reageerinud ma, vaid tegin valiku. Ja kuskil viimase lusikatäie ja oma korteri vaikse humina vahel mõistsin selle loo tõelist pöördepunkti.
Nad arvasid, et mind lukustades olid nad mu jõu ära võtnud. Nad ei olnud kunagi aru saanud, et olin selle juba neile andnud ja nüüd olin selle tagasi võtmas. Järgmine vaikus oli teistsugune kui kõik varasemad vaikushetked, mida olin kogenud. See ei olnud raske, see ei surunud mu rinna vastu ega kajanud mu kõrvus. See lihtsalt eksisteeris, stabiilne ja rahulik, täites mu korterit nagu soe valgus täidab tuba hämaruses. Esimese paari päeva jooksul kodus liikusin aeglaselt, veel nõrk ja ettevaatlik, aga midagi mu sees tundus ootamatult tugev. Hommikuti keetsin teed ja istusin akna ääres, vaadates inimesi, kelle elu oli tihedalt nende ümber mähitud. Keegi ei teadnud, mida minuga oli juhtunud. Keegi ei pidanudki teadma. Esmakordselt ei olnud mu valu midagi, mida ma tundsin vajadust kellelegi selgitada või leevendada. 3. päeval helistas Evan jälle. Lasin helistuse vastuseta jääda. Ema, kostis tema hääl, pinges ja hädaldav. Me peaksime tõesti rääkima. See on läinud liiga kaugele. Liiga kaugele. Justkui poleks tema verandale peaaegu külmumisse suremine selle piiri juba ületanud. Õhtul tuli uus sõnum. Seekord Rachelilt, me ei taha enam selliselt elada. Liigume edasi sellest, mis juhtus. Tule nädalavahetuseks lastega õhtusöögile. Lugesin sõnumit 2 korda. Ükski sõnum ei sisaldanud vabandust. Ükski ei küsinud, kuidas mul läheb. See, mida nad soovisid, polnud leppimine. Nad soovisid taastada rutiini, mugavust ja ligipääsu. Asetasin telefoni maha ja vaatasin ringi oma korteris. Seinad olid paljad kohtades, kus pildid kunagi rippusid, eemaldatud hiljutise katsekäigus oma elu korrastada. Siis sain aru, ma ei olnud tühi. Ma tegin ruumi. Järgmisel hommikul läksin lühikesele jalutuskäigule, oma esimesel üksi pärast haiglast väljasaamist. Õhk oli jahe, kuid puhas. Iga sammuga tuli mu hingamine kergemaks. Möödusin väikesest pargist, kus naine istus pingil raamatut lugemas, täielikult sisse vajunud, maailmast häirimata. Kadestasin tema rahu. Siis sain aru, et ka mina tundsin seda. Samaaegselt sain selle päeva jooksul kirja. See oli õelt, kes oli mind haiglas hooldanud. Ta kirjutas oma emast, kuidas oli mind vaadates, kellel oli vaikne väärikus, olnud meeldetuletuseks, et ta helistaks koju sagedamini. Ta tänas mind mu lahkuse ja kannatlikkuse eest. Hoidsin seda kirja kaua, lastes selle sõnadel endasse imbuda. Öö oli vaikne ja rahulik, kui mu telefon taas vibreeris. Ma ei kiirustanud, et sõnumit kontrollida. Esmalt lõpetasin nõude pesemise, kuivatades käed hoolikalt. Alles siis heitsin pilgu ekraanile. Evan. Ta oli jälle kirjutanud. Kuid ma ei vastanud. Mitte vihast, mitte pahameelest, vaid seetõttu, et olin lõpuks mõistnud, et vastamine tooks mind tagasi rolli, millest olin välja kasvanud. Ma ei olnud enam see naine, kes seletab, kes andestab ilma küsimata, kes vaikib, et teised end mugavalt tunneksid. Panin telefoni ekraan allapoole ja kustutasin lambivalguse. Korter muutus pimedaks, rahulikuks ja turvaliseks. Väljas sumises linn pehmelt, ükskõikne ja elav. Läbi öö, lamades voodis, mõtlesin ma sellele õhtule verandal, külmale ja uksele, mis kunagi ei avanud. Ja siis tuli mulle meelde hetk, mil tundsin soojust, mis ei tulnud kellegi teise käest, vaid seestpoolt. Ma ei olnud midagi võitnud. Andestust polnud tulnud, mind ei olnud kutsutud tagasi nende ellu ausatel tingimustel. Aga mul oli midagi paremat, mu rahu. Ja esmakordselt pärast väga pikka aega oli see piisav. Lõpuks ei jäänud mulle meelde külm, lukustatud uks või isegi haiglatoas veedetud aeg. Parim, mis mind saatis, oli vaikne arusaamine, mis järgnes. Teadmine, et armastus ei tohiks kunagi nõuda palumist, alandust või kadumist, et teised end mugavalt tunneksid. See, mis juhtus selle jõulöösel, ei murdnud mind. See paljastas tõe, mida olin aastaid vältinud. Ja kui ma selle selgelt nägin, sain lõpuks valida iseennast. See lugu ei räägi kättemaksust. See räägib ärkamisest. Täpselt sellest hetkest, kui sa lõpetad sooja otsimise inimestelt, kes hoiavad sind külmas ja õpid looma oma soojust. 5 eluõppetundi sellest loost. Esiteks, armastus, mis paneb sind tundma end väiksena, ei ole armastus. Kui sinu kohalolekut peetakse koormaks, siis probleem ei ole sinu väärtuses, vaid nende hoolivuse võimes.
teiseks, vaikus võib olla tugevam kui vastasseis. sa ei pea alati selgitama oma valu neile, kes keeldusid kuulamast. vaikselt minema kõndimine võib olla tugevuse akt. kolmandaks, piirid ei ole karistus. Need on kaitse nende osade eest sinust, mida on liiga kaua ignoreeritud. neljandaks, pereliikmeks olemine ei vabasta julmusest. ühised geenid ei õigusta jagatud kannatusi. austus ei ole valikuline. viies, rahu on mõnikord suurim õiglus. kui sa lõpetad armastuse tagaajamise, mis sind kahjustab, teed ruumi selle jaoks, mis tervendab. kui see lugu kõnetas sind, võta hetk aega, et mõelda. millise õppetunni sa sellest said? ja millises linnas sa täna vaatad? meeldib, jaga ja jäta allpool kommentaar. sinu hääl on olulisem, kui sa arvad.